Merilin Paas-Loesa, mida silmad ei näe. Elu tuhakõrbes kulges endiselt omasoodu. Päevadest said nädalad ning september möödus justkui linnutiivul. Lõpuks oli saabunud oktoober koos heitlike ilmadega. Pidev kriiskamine puude ja hoonete kohal andis märku lindude iga-aastase rände algusest ja karge tuuleiil lennutas teedele langenud punakollaseid lehti, mida kojamehed päevast päeva tänavanurkadel asuvatesse hunnikutesse riisusid. Hilissügiseselt rõske tuul näpistas möödujate põski ja sundis neid oma salli veelgi tihedamalt ümber kaela tõmbama. Anneli oli juba harjunud iga hommikuse trammikolina asemel kuulma üksikute mööduvate autode sahinat, rongivilet ja linnulaulu. Mõnel hommikul nägi ta üle tänava pudivat siili, kes seejärel aias põõsaste vahele kadus. Tallinnas elades oli Anneli sageli kasutanud jalgsi liikumise asemel trammi lihtsalt sellepärast, et mõni oli parasjagu saabumas. Kuid nüüd läbis ta kõik oma trajektoorid kõndides ning nautis seda rohkem, kui oleks arvanud. Eriti arvestades, et see tema figuurile positiivselt oli mõjunud. Ühel hommikul olid Anneli ja Agnes avastanud, et neil on ühine koolitee. Anneli kodutänav Lootuse puiestee ristus Jaama tänavaga, mis kirikupargi juurest edasi kulgedes viis üle raudtee, mida Agnes igal hommikul kooli ja õhtul koju minnes ületas. Nii kujunes tüdrukutel harjumuseks hommikuti nende kahe tänava ristumiskohal kokku saada ja teineteist oodata, et koos kooli minna. Neist olid saanud head sõbrannad. Sellegi poolest oli asju, mida nad teineteisega veel ei olnud jaganud. Anneli aimas, et Agnese kohati lohakas välimus oli tingitud rahapuudusest, kuid tal ei olnud aimugi, kuidas asjad sõbranna kodus tegelikult olid. Agnese ettekujutuses olid Annelil ideaalne kodu ja kadestamisväärne pere. Sisimas ta aga pelgas, et Anneli võib temast eemalduda, kui jutud joodikust emast teiseni jõuavad. Kuu ajaga ei olnud seda veel juhtunud. Oktoobri keskpaiga ühel hämaral hommikul astusid tüdrukud koolimaja uksest sisse, jätsid üleriided garderoobi ja asusid jalanõusid vahetama. Nad arutasid parasjagu keemia kodutöö ülesandeid, millega Anneli oli veidi jänni jäänud, kuid Agnes lubas talle enne tundi oma lahendust näidata. Sellest oleks väga suur abi, oli Anneli tänulik. Ma ei tea, kuidas ma järgmise nädala kontrolltöö üldse ära teen, sest ma lihtsalt ei saa sellest mitte mõhkugi aru. Küll ma sul asja selgeks teen, kui sa mind natuke inglise keelega aitad, vastas Agnes naerdes. Võid selle peale kindel olla, lausus Anneli oma tänavakingi jalanõude restile asetades. Tüdrukute klassiõde Regina oli vahepeal garderoobi saabunud. Nagu sellest mingit kasu oleks, nagu nii ta lõpetab kuskil külapoes kassapidajana. Poetas ta sõna sekka õelirve näol. Võib-olla, vastas Agnes muiates. Kuna sa juba seda mainisid, siis kuidas sul endal töö intervjuul läks? Millest sa jahud, küsis Regina, nägu krimpsus, nagu ta oleks äsja terve sidruni korraga ära söönud. Tavaliselt oli Agnes tema mõnituste peale vaikinud, mistõttu taoline ootamatu reaktsioon tundus talle eriti kummaline. Jaa, ma kuulsin, et sa kandideerisid lauta koristajaks. Mulle tundub, et sind ennast ootab ees eriti sitane karjäär, seega hoia oma kommentaarid endale. Annelil vajus esmalt suu lahti ja seejärel ta pistis laginal naerma ning end alandatuna tundva Regina tulipunane nägu ajas neilt veel enam naerma. Agnes ja Anneli lahkusid sealt lõbusas tujus käsi kokku lüües, jättes Regina suu ammuli keset 9. klassi garderoobi boksi seisma. See oli ka täiega andekas. Kuidas sa selle peale tulid? Sõnas Anneli, kui nad trepist üles läksid. Ma olen pikka aega tahtnud talle midagi vastu öelda, vastas Agnes. Mul oli igasuguse asju valmis mõeldud, mida talle sobival hetkel öelda. Nüüd oli selleks hea võimalus. Anneli ja Agnes olid esimeste seas, kes klassi jõudsid. Õpetaja Noora Härm oli juba midagi tahvlile kritseldanud ja ta otsis oma laual olevate raamatute vahelt midagi. Tere hommikust, tüdrukud, teatas ta rõõmsameelselt. Ma pean tunnistama, et mul on väga hea meel näha, et te olete niivõrd lühikese ajaga omavahel sõpradeks saanud. Tüdrukud istusid oma kohale uksepoolse rea esimeses pingis.
Järgnevate minutite jooksul saabusid ka kõik teised ning Hanneli saatis silmadega Reginat ja Henrit, kui nood omavahel sosistades tahapoole läksid. Alati rõõmsameelne Adele oli täna eriti ülevoolavast ujus, kui klassi jõudes esimese asjana Iirise ja Laura poole tormas. Ma printisin eile need uued laulud välja, millest me rääkisime ja täna saame harjutama hakata, teatas Adele ja pani lehed oma sõbrannad ette lauale. 3 peaks esialgu piisama. Mida te arvate? Küll sina ikka jaksad, vastas Laura. Need laulud on ilma saateta väga igavad. Ära ole nii negatiivne. Kui harjutades tundub, et mõni ei sobi, siis küll me midagi uut leiame, arvas Adele. Hanneli pööras oma pea nende poole. Kuulge, aga kas uus muusikaõpetaja mitte ei alusta sellest nädalast? Saime ju esmaspäeval uued tunniplaanid ja homse päeva peal on kirjas muusika. Näed, 3. tund, lisas Iiris. Õige jah, siis homme saame temaga sellest rääkida. Kõlas koolikella plärin ja õpilased hakkasid oma õpikuid ja vihikuid kotist välja võtma. Kuid Hanneli triivis hetkeks oma mõtetes valgusaastate kaugusele. Ta oli viimased pool aastat olnud veendunud, et klaveril ei ole tema elus enam mitte mingit kohta. Kuid nüüd oli miski tema sees muutunud. Kujutledes, kuidas see võinuks välja kukkuda, kui ta ei oleks tüdrukutele valetanud, nägi ta end muusikaklassis klaveri taga istumas. Samal ajal kui Iiris, Adele ja Laura tema kõrval seisid. Nii tabas ta end mõttelt, et võib-olla ta igatseb klaverit rohkem, kui endale tunnistada julges. Ning kõige parem oleks olnud tüdrukute vastu aus olla. Agnese müksamise peale tuli Hanneli tagasi reaalsusesse. Kuule, kuidas sa 5. ülesande lahendasid, sosistas Agnes. Kohe näitan sulle, vastas Hanneli ning taipas siis, et ta ei olnudki veel oma raamatut ega vihikut kotist välja võtnud.